Tere ujumistreenerid ja ujumisõpetajad. Täna on jõudnud see aeg, kus me räägime juba sukeldumisest ja sukeldumine on laste jaoks tegelikult ülimalt põnev ja ma arvan, et te isegi teate, et kui nad üks hetk õpivad selle selgeks, siis te enam neid vee peal praktiliselt ei näegi. Siis, kui väga-väga vaja hingata, siis tulevad välja ja nii kui need lapsed on sukeldajad, on tegelikult palju keerulisem vist ka tundi juhendada. Ei kuula üldse. Nad ei kuule üldse. Et siis tuleb õppida vee all rääkimist, ma arvan, see oleks küll hea. Aga natukene tuletame meelde, mida see laps peaks oskama enne, kui me alustame sukeldumise teemaga. See on väga oluline. Iga etapp on hästi oluline ja ei tasu rutata ette selle sukeldumisega, et alguses veega kohanemine väga ilusti selgeks ja siis juba edasi. Siis läheb see üleminek ka väga kergesti, sest me teeme hästi palju ettevalmistusi selleks, et tal õnnestuks see sukeldumine. Esimene asi, mis meil veega kohanemises oli, et laps tuleb rõõmuga tundi. No mina arvan, see näitab küll, et talle juba meeldib, siis saab õpetada ka midagi juba. Teab basseini reegleid, tunnireegleid, see on ka kõik selline väga selge. Ta oskab julgelt vees kõndida, joosta, hüpata ning kükitada vee alla. Ehk siis seal me tegelikult juba proovime ka kükitada vee alla, et ta on juba vee all käinud meil selles osas. Oskab hoida hinge kinni 5 sekundit alguses kuival, pärast juba siis vee all. Oskab puhuda mulle veepiiril, pritsida, laseb kallata endale vett pähe, nii et õlad on all, et on rahulik, mitte nii, et appi, vesi tuleb. Julgeb hüppata siis platvormilt vette või siis madalas basseinis ehk siis 50 centimeetrit basseinis julgeb siis ääre pealt ise vette hüppata. Ja julgeb panna pea vette ning vaadata ringi, hinge kinni hoides 5 sekundit. Ja seda kõike teed ilma, et ta hoiab ninast kinni. Täpselt. Mina arvan ka, et see on ka hästi oluline ära märkida, et ninast kinni hoidmise me juba jätame ära kohe selle veega kohanemise teemast. Ja nüüd me hakkame sukelduma. Piret, kuidas siis sinu puhul, kuidas sina teed? Millest te siis alustate selle sukeldumisega? No kõigepealt siis kükitame vee alla, siis proovime hüppega kükitada, et annad hoogu, et võimalikult siis madalale saada. Ja siis istudes, et juba jalad vaikselt ülespoole. Siis järgmine etapp proovime puudutada kätega põrandat. Et kuidas siis saab nii, et enam-vähem kõhuli lähed ja saad patsu lüüa põrandale. Et mida kõrgemale siis hüppad, seda sügavamale saad. Ja siis proovime, kui käed on juba põhja puudutanud, et kas saame jalad ka üles tõsta. Kätel seisu. Kätu seisu ja peaaegu siis hakkavad vaikselt järjest nagu kõrgemale jalad tõusma. Ja paralleelselt siis sellega, selle kükitamise ja istumisega siis hakkame proovima mulle puhuda, et nii kaua, kui nad on õppinud siis selle õhupalli harjutusega hinge kinni hoidmist on ja siis nüüd hakkame välja hingama, et mina olen öelnud, et lähme siis raakoni koopasse. Kõik siis nii suure õhupalli lased lahti on ja nii suur mull siis, kui tuleb on, et mida vihasem see draakon on, seda suuremad mullid tulevad. Ja siis ütlen, et draakonil jäi kurk haigeks, et nüüd peame ninast proovima puhuda. Et mina olen õpetanud niimoodi ninast, et nagu ümiseme. Ja siis tulevad ninamullid. See on jube hea. Ma olen seda ka lastega proovinud. See tõesti töötab. See toimub tõesti. Siuke tähe ümisemine. Kas siis ümised laulu või siis mõtled, et mina olen öelnud ka, et mõtlen nüüd mingi lemmik magustoidu peale, et kui hea. Ja siis nad kõik lähevad ja mõtlevad, mis jäätise šokolaadi peale mõtlesid. See toimub ka hästi. Kindlasti, aga siis ma küsin, et õpime ujuma raamatus, mida ilmselt enamus on lugenud ja vaadanud ja koolituselgi käinud. Seal on näiteks selline soovitus, et laulda või rääkida, et mis vanuses see sinu jaoks see harjutus, kus toimub, kas sa teed üldse seda harjutust? Ma ei ütle, et ma nüüd teen seda nagu teadlikult kogu aeg, aga vahest ikka ütlen, et nüüd vee peal siis oleme hästi vakka ja siis proovime minna vee alla ja karjuda kõva häälega.
et see meeldib ka, ma arvan, kuskil 4-selt, 5-selt. 4-5 juba see täitsa töötab, on ju. Et nooremate lastega on vist natuke arusaamatu nende jaoks harjutus. Mulle endale, kui ma lastele veel tundi tegin, väga meeldis see harjutus, lasi lastel välja elada ennast. Nüüd võite karjuda nii, kuidas te tahate, aga vee all. Ja nad läksid nii hoogu ja kohe oli näha, et mingid pinged olid sees võib-olla tervest päevast on ju sai välja karjuda. Et see tegelikult meeldis. Ja see on samamoodi ju tegelikult välja hingamine ja samamoodi muldide tegemine, et siis väike variatsioon lihtsalt muldide ja draakoni harjutusele. Nii, hingamine, mullid on tehtud, käte peal seisu proovisime, istusime ja proovisime ka kõhuli minna põhja, jah. Aga kuidas siis esialgu saavad nad oma kalliskivid või uppuvad mänguasjad kätte sealt põhjast? Kuna meie saame siis platvormi kasutada, siis platvormi pealt on hästi hea harjutada, et seisavad ääre peal ja hüppavad siis vette. Et esialgu võib-olla nad ei saa päris põhja välja, et siis mina olen tõstnud mänguasja poole maa peale ja siis ta läheb ja võtab selle. Ja järjest siis suurema hüppega hüppavad, kuni siis saavad põhjast kätte selle. Või siis ma kasutan ka seda, et alguses võtan käest kinni lapsel, teises käes on mul siis see uppuv asi, mingi mänguasi ja siis ma aitan ta sinna kõhuli minna siis põhja poole. Ma olen täheldanud, et sa üldse teed hästi palju harjutusi üks ühele. Ja. Et see on minu arust väga õige selles vanuses, sest rühmatööna, nad võivad mängida mingid harjutusi kindlasti teha, aga kuskil nad vajavad seda julgustust ja tuge ja sa võtadki igat last käest kinni ja viid teda vee alla. Et see on väga äge, mida teised teevad seda. Et see on võib-olla treenerite hirm, et kui ma ühega tegelen, mis on... Mina ei tea, minul lapsed seisavad järjekorras ja ootavad, et kuna meil on nii vähe lapsi grupis, et siis me saame seda kasutada, et kui on ikka üle 10 lapse, siis on see muutub ilmselt igavaks ja võib-olla ei saa väga tihti seda teha. Aga 8 lapse puhul on see väga hästi toimib, et vee alla, järgmine laps on ju. Et sinu lapsed on harjunud sellise tunni ülesehitusega, sa oled algusest peale niimoodi teinud, sellised reeglid loonud ja tegelikult ei olegi vaja midagi karta, et lapsed tahavad sinuga koos harjutusi teha. Kindlasti nad usaldavad sind, et see on ka hästi oluline, et nad tulevad kaasa selliste asjadega. See on väga vinge, et saadki igat last käest kinni võtta ja viia sinna vee alla. Aga tõesti, ilmselt toimib väiksemate rühmade puhul, et kui on hästi palju lapsi, siis võtab liiga kaua aega võib-olla. Ja teistel hakkab igav, hakkavad ootama liiga kaua, siis mõtlevad igasugu asju. Ja siis nad tulevad siis, meie kasutame platvormi, tulevad hüppega, saavad kätte ja siis läheb raskemaks asi, ilmselt. Ja, et siis juba proovime nii, et laps seisab siis jalad põhjas basseinis ja siis proovib hüppega minna siis pea ees alla seda mänguasja võtma. Et vahest ma aitan nii, et võtan ise lapsel niimoodi keskelt kinni, et proovime nüüd suurema hüppega, 1, 2, 3 ja aitan ta vee alla. Ta saab aru, et ta peab kõrgele hüppama ja siis alla minema, et vahest nad ei saa aru, et nad küll hüppavad ja siis jääb hoog seisma ja siis kükitavad. Et vahest on vaja niimoodi aidata või siis käest kinni ka, et 1, 2, 3 lähme koos. Et nad saavad aru, et nad peavad juba hakkama kummardama ja pea ees minema. Et ikka öelda manuaalne juhendamine, et ikka kättega tuleb võtta ja aidata ja aidata see asend võtta. Kas sa oled seda harjutust ka proovinud, kus sa tõstad lapse jalgu kõrgemale või lapse keha puusadest kõrgemale, et siis ta vajub selle raskusega alla? Ja olen, aga ma arvan mingi 4-stega. Suurematega on raske. Kuigi ma olen proovinud ka suurematega teha seda, et vahest on sellest abi olnud. Et ta saab aru, et ta jalad peab ikkagi nii kõrgele tõstma, et see pea alla vajub. Ja, 7-aastasega on juba päris pikad tihti peale need jalad. Tuleb ettevaatlik olla. Aha, aga see on ka väiksematega võib täitsa proovida. Ja siis ta hakkab ka natuke jalgu ka sul tööle panema, et põhja jõuda. Ja, et siis kui ta on juba selle hüppe ilusti selgeks saanud, siis ütlen, et pane siis proovi jalgu ka liigutada, et sa saaksid kiiremini ja siis koos mullitamisega. Et
et mullitades on lihtsam. Mullitades on lihtsam ja, et nüüd tuleb hakata juba välja hingama ka selle oskuse lõpuks. Et me tahame, et laps oskaks ise sukelduda, saab aru, et kui ta paneb jalad tööle, siis ta saab kiiremini, kui ta puhub mulje välja, siis ta saab veel paremini sinna vee alla minna. Ja kindlasti peaks jälgima, et ta 2 jalaga tõukaks põhjast ka või platvormilt, kui ta läheb. Et juba selles oskuses on see oluline. Vot niimoodi saavadki sukeldatud. Tõuge on tugevam kui 2 jalaga. Tõuge on tugevam ja kui 2 jalaga teha ja eks lastel alguses on võib-olla väljakutsuv asi, mille peale jälle nagu aega võtta. Aga nii nad saavadki sukeldatud. Minu arust me võtsime täitsa ilusti kokku selle. Ja oma järgmises videos me räägiksime võib-olla natuke väiksemast basseinist. Et praegu, mis harjutuses on ja kuidas Piret töötab, ta rääkis, see oli siis bassein 80-90 sentimeetrit sügav ja lapsed siis 3-7. Aga tegelikult on, meie vähemalt teeme ka tunde 50 sentimeetrises basseinis sügavusega 50 sentimeetrit, et kas seal on natuke teistmoodi, et ma tean, et paljud kurdavad, et seal on liiga lihtne justkui, et ei ole vajagi sukelduda, võib lihtsalt kükitada, aga seal on ka nippe. Me räägime sellest järgmises videos, et teeme nii, et hoiame põnevust. Kohtame!